täname selle päeva eest, nii et täna võime küll öelda, et no on ikka tuul. Ja nagu teame, tuul on see, mis raputab ära kõik selle, mis on nõrk, kõik oksad vaata kukuvad ära kuskilt ja nii, et Jumala tuuled, kust need mujalt tulevad, kust tulevad tuuled? Ma arvan, et tuul on kõik Jumala loodud. Nii, et minu tänane jutlus, ma võin öelda, et tal on 2 pealkirja, aga lõhume ära ebaedu vundamendi ja uue ajaga kohanemine. Nii et umbes sellise mõttega, ma ei osanud neid nagu teistmoodi panna, et kas me oleme ebaedus, ma ei arva isegi seda, aga vahel me mõttes oleme ebaedus. Vahel meie mõtted jooksevad sinna, ei liigu veel midagi ja peaks nagu juba liikuma ja teine on muidugi, et meil ongi vaja ajaga kohaneda. Et tulebki kohaneda. Ja kõigepealt, isa, me palume täna meie alusvundamendi konstruktsiooni ja seadistuste pärast, mille peale kõik ehitatakse. Sest me võime ju öelda, et meie teame, kuidas ehitatakse. Ei, issand ütleb, tema on see vundamendi ehitaja. Me oleme täna Jumala sõnaks valmis. Jumal, räägi täna meiega. Me armastame sind. Su sõna ja samas sõna mõistmine, et su sõna pole üksnes see, millega me ennast sageli kaitseme. Mina küll kaitsen ennast Jumala sõnaga, vaid see on ka see, mis lõikab meid. Seega tee sina täna see töö, paranda, täiusta, korrigeeri, tee meie elu paremaks ja sulle vääriliseks. Ja kui ma räägin selle mõtte, et lõhume ära ebaedu vundamendi, siis mis siis nüüd on kõik vundament läinud, tuleb uuesti vundamenti rajama hakata. Aga teate, mina olen näinud nagu vanu maju, kus siis üritatakse vundamenti, muideks vundament võib ära vajuda ja vundamenti parandatakse. Nii et vahel on võib-olla vaja, ma ütlen, kuidas ma parandan, kui mu maja juba peal seal, eks ju, mismoodi. Aga tead, Jumalaga see on mitte midagi võimatut, nii nagu Hiobi raamatu lõpp ütleb. Hiob sai äkki aru kogu tõega, kogu mõistmisega. Jumal sinuga ei ole mitte midagi võimatut. Ja ma tahan, et sa võtaksid kõigepealt lahti Johannese evangeeliumi 8. peatüki ja salmid 31-32. Et niisugune Jeesuse sõnum juutidele, kes temasse uskusid, olete jõudnud selle lahti, jah? Ja see siis kõlab nii. Kui te jääte minusse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde ja tõde vabastab teid. Nüüd sinna järgneb tegelikult veel üks jutt. Seda nüüd vastavad need, kes temas uskusid, need variserid. Me oleme Abrahami järglased, ega oli iial kedagi orjanud. Jeesus just lõpetas lause, te saate vabaks. No ja kui ma nüüd ütlen, et kui inimene ütleb, mina ei ole küll ori olnudki kunagi, mina olen kogu vaba inimene olnud, mina ei ole kuskilt pidi seotud, mina ei ole kurjade vaimudega seotud, minul ei ole üldse mingit sidumist, mina olen õige, mina olen kogu aeg olnud Abrahami soost. Kuidas sa ütled meile, et ma pean vabaks saama, ma polegi üldse kuskil kinni, ma polegi üldse, nagu öeldakse, seotud. Aga Jeesus vastas neile, tõesti, ma ütlen teile, iga üks, kes teeb pattu, on patuori. No mismoodi ta selle jutu järgi suutis aru saada, et nad teevad pattu? Ma kohe jõuan selle mõtte, või milles on siis see orjus peidus? Kus see orjus siis pärineb või mis ta mõtles, kuidas ta ütles? Kas see tundub praegu nagu mõistmatu mõttekäik praegu, kui ma niimoodi ta esile toon? On ju ebakõla mingil määral. Nad just olid jäänud Jeesusesse uskunud, need juudid. Ja Jeesus ütleb, kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid. Te tunnetate tõde ja tõde vabastab teid. Aga ta ütleb, aga me ei olegi üldse mingi vale asja sees.
Nemad kohe teadsid, nad olid täiesti eksperdid. Nad hoobilt teadsid, mida Jeesus mõtles. Vaata, kui tihti meie ka saame Jumala käest sõnumi, ei, minuga seda olukorda ei ole. Mõni on jälle hirmus süütund ja tunneb, võtab kõik koormad endale, ütleb, see on ka minu süü ja see on ka minu süü ja see on ka minu süü. Nii et siin on kaks äärmust. Milles siis on see orjus? Tead, ma ütlen sulle, sa oled see, millest sa infot saad, millest sa toitud. Kui sa täna oled siin ja praegu, siis sa ütled, oi, täna ma söön õigeid asju, aga need, mis homme asjad juhtuvad, no homme ma võin äkki, ei, sa oled just see, millest sa toitud ka tulevikus. Mis infot sa täna tarbid? Mida sa täna alla neelad? Mis on see? Mis sulle meeldib? Mina küll ei pea muutuma. Midagi ei sünni. Mina lihtsalt loen seda Jumala sõna, aga mina ütlen sulle, Jumala sõna on üks elav ja tõhus asi. Ja kui see Jumala sõna ei tee meis tööd, isegi tema annid ja tõotused, kui see ei realiseeru, kui me ei praktiseeri seda, mis on Jumala sõnas kirjas, on ju väga lihtne. Ja nüüd, kui Jeesus ütles need sõnad, et tunnetate tõde ja tõde vabastab teid, aga kui ta ütleb sirgelt, aga see ei olegi minu tõde, mida sa räägid. Aga see ei ole üldse, ma ei olegi ori. On ju? Nii et kui ma niimoodi mõtlen, siis kas ei ole vahest ka Jeesus sinuga rääkinud ja sa ütled, ei, see ei puutu üldse minusse või sa lihtsalt ei saagi aru, et ta sinuga räägib. Aga ma küsin sinu käest, kas sa tarbid seda, mida sa armastad? No sellist infot, mida sa armastad. Kas sa tarbid seda, mida sa armastad? Või keda sa armastad? Küsin niimoodi ka. Keda sa armastad? No keda sa armastad? Meie kõik ütleme, me armastame Jeesust, eks. Kas ma tarbin seda? Kas ma, kui ma väga armastan oma abikaasat, kas ma võtan temaga eraldi aega? Või võib-olla abikaasa ei võta selleks üldse mingit aega, et ma pean otsima neid auke, et temaga ühel meelel olla, kas või teleka ees koos istuda. Võib kellelgi olla niisugust olukorda. Mul lihtsalt, teate, ma tahan sulle öelda, et kui päris mõelda selle peale, kus ajastus me elame, siis minu mõttes alles hiljuti mingid aeg tagasi ma kuskil jutluses kasutasin seda mõtet, et kui kiiresti aeg muutub. No niimoodi muutub, et minu meelest sellist muutust ei ole olnud aegade algusest saadik. Meeletu, tohutu info, tuld, asjad muutuvad, maksud muutuvad, infod muutuvad, riigid muutuvad, riigipiirid muutuvad, kirikus niisugused uudised, igal pool poliitika, majandus, kõik muutub. Nii et siuke tunne, et mõtleb, mis ma teen, ma ei saa üldse aru, mis toimub. Osad proovivad seda kõike jälgida ja nimetavad isegi seda arukaks, et no ma pean ju teadma, näiteks mina tean, mehed väga armastavad, loevad kõik internetist, et siis ma pean ju asjaga kursis olema. Osad proovivad kohaneda sellega, mida Jumal on tegemas. No ma ei tea, kas sa suudad alati täpselt eristada, aga ma tõesti siiralt palun, ärge üritage kõike jälgida. Te ei jõua, te mõtlete ennast ummikusse, see aeg võib sind hävitada. Sest, teate, ma ütlen sulle ühe lohutuse. Ajalooja on Jumal ja tänase päeva tegi ka Jumal. Ja teate, kellelegi on see kurbuse päev, kellelegi on see rõõmupäev. On ju? Meie teame konkreetselt, et meil on siin selles väikeses kogukonnas, kus me elame, me teame, et kellegi jaoks on väga kurvad päevad. Aga kellegi jaoks on rõõmupäevad. Ja mõtled, kas ma ei tohigi siis rõõmustada, kui teised kõik leinavad ja nutavad? No rõõmusta ikka. Ega sa sellega teiste leina või kurbust väiksemaks ei tee teiste muret. Aga palvetamine on see. Aga nüüd tegelikult minu mõte ei olnud mitte suunata sind praegu palvesse, vaid uue ajaga kohanemine on see. Ja aeg muutub ja oluline on olla kaasas ja rivistuda ennast uuteks aegadeks. Ma proovin, ma olen endale võtnud täna vist väga suure ülesande, kui ma seda
nüüd nagu mõtlen, et noh, meeletult kiiresti kõik meie ümber. Et kui ma hakkan selle peale mõtlema, et kuidas sellega on, kuidas teisega on, kuidas kolmandaga, kuidas siuke tunne, et ma mõtlen ennast ummikusse, eks ju. Täiesti ummikusse, mis see siis õige oleks teha, mis see siis tark oleks teha. No siuke istungi päev otsa internetis ja kuulan kõik uudised ära, no siis ometi tean, mis kuskil sünnib. Aga mis see minu elule juurde annab? Kas see teeb mind tugevamaks, kui ma olen infot täis? Momendid, mis võivad meid hirmutada, kui me oleme probleemis, ütleme, no mina olen ju kaua aega Jumalaga koos käinud, ma ju ikka ei ole suutnud oma terviseprobleeme kõike korda saada, ma olen ikka veel, noh, ma ei ütleks, et vaene, aga mul on kõik vajadused rahuldatud, mõtleme, noh, aga ütleme, toon näited, ma olen ikka veel vaene ja mul tervise ja probleemid ka veel ei ole kõik lahened ja mõni võib öelda, ma pole ikka veel abielus, kuigi ammu tahan ja siis mina siin võin seista või teie minuga kaasas, et ma paastun ja palvetan, miks see kogudus ei kasva. Kõige sagedamine on selle põhjus, kuna me ei oska vastu võtta Jumala õnnistusi sellisel kujul või sellises vormis või sellises pakendis, nagu Jumal meile seda annab. Nii. Ja siis me kipume ütlema, et aga Jumal ei vasta mu palvetele. Te ei ole muidugi nii kunagi öelnud, aga mina olen küll mõelnud nii. Kas ma just olen nii, näiteks me palume tervenemise eest. Ma ikka ei mõista, miks ma ikka ei ole veel tervenenud. Miks see Jumal ei tervenda mind, nagu ta tervendas ühe mu tuttava õe kohe plaksust täitsa terveks, ole ju. Ja meil on kõigil oma ettekujutus, kuidas vastused peavad tulema meie ellu. Nüüd ma palun, et sa võtaksid Matteuse evangeeliumi 16. peatüki. Siin on jälle see Jeesus nagu probleemi ees, kuidas ta, kes leiab üles selle Matteuse evangeeliumi 16. peatüki, ma tahan, et üks võeks 15-18. Et noh, nii valjult, et kuuldub siia sellesse. 15-18. Jah. Tema küsis neid, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Siiman Peetrus kostis, sina oled Messias, elava Jumala poeg. Jeesus vastas talle, sa oled õnnis Siiman, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Ja 18. Ja mina ütlen sulle, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Näete? Siis ta ütleb veel pärast, et ta annab taevariigi võtmed ka tema kätte. Nüüd, mis asi on, saad aru, ta ütleb, et sina oled nüüd see. Aga teate, kui sa nüüd lähed piibliga edasi ja siis seal oli viimases lõpus, siis ta ütleb, et sa reedad mind 3 korda, eks? Ja siis ta räägib uuesti Peetrusega, ütleb Peetrusega, kes küsib, Peetrus, kas sa armastad mind? Ja siis Peetrus, jaa, sa oled mulle armas. Ja siis hoia mu lambaid, hoia mu tallesid, noh, ütleb ju niimoodi, toida mu karja, eks ole. Ta annab niisugused, no miks ta mitu korda niisugust asja üle küsib? Noh, tekib küsimus, eks ole. Aga jälle see sama asi. Kas meie mõistame asju nii, nagu Jeesus seda ütleb meile? Peetrus, minu meelest, kui ma mõtlen, alles ta reetis, aga Jumal on niivõrd armuline. Ta ütleb, ma tulen ju Peetrusele appi püha vaimu kaudu, ma olen kaasas, ma olen temaga kaasas, ta ei peagi seda kogu oma jõust ja väest tegema. Ja ta ütleb tõesti, ta ütleb, et seal, kui ta ütleb, et ühesõnaga, ärgu sinuga juhtu, vaat loeme seda nüüd natuke edasi, see on 22-27. Siis, kui ta ütleb siin seda, et noh, et ma suren varsti, eks ju, siin räägib, et jüngritele räägib, et ta peab varsti surema. No kuidas siis ta vastab sellele Peetrusele siis? Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda hoiatama. Jumal hoidku issand, ärgu seda sulle sündigu. Temaga pöördus ja ütles Peetrusele, tagane vastu panija, sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Siis Jeesus ütles oma jüngritele, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Sest kes iganes tahab päästa oma elu,
kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks aga kahju. Või mis oleks inimesel ära anda oma hinge luna hinnaks, sest inimese poeg tuleb oma isa kirkuses koos oma inglitega ja siis tema tasub igaühele selle tegusid mööda. Jah. No vaata, ta ütleb, tagane minust saatan. Alles käivad väga erinevad jutud. Tundub, et kui ta ütles Peetrusele, et seda ei ole sulle mitte liha ja veri ilmutanud, vaid seda on sulle minu isa, Jumala vaimu kaudu sulle ilmutanud, et sa ütled, mina olen Messia, Jumala poeg. Ja siin samas Peetrus ütleb, oi, ärgu sinuga seda sündigu. Ta ütleb, kuule, tagane minust saatan. Tähendab, vaimus. Miks siis Jeesus räägib saatanaga? Kas siis Peetruse suust tulevad sõnad, ta ütleb, tagane minust saatan, ta ütleb sirgelt need sõnad välja. Miks Jeesus räägib saatanaga siis? Aga ma usun, et saatan oli tulnud sinna mõttemaailma. Ta oli kaastundlik ja me tihti ei mõtle üldse, mis selle asja taga on, vaid me oleme kaastundlikud, ärgu sinuga iialgi seda juhtugu. Ja teinekord, kui keegi on haigeks jäänud, siis me ütleme, ei tea, kas see haigus on Jumalast või saatanast. Vaat selle koha pealt, kui sina leiad piiblist ühegi kirjakoha, kus piibel ütleb, et mõni haigus on Jumala poolt sulle antud, siis palun näita mulle seda kirja kohta. Kui keegi on haige, siis on sinu õigus Jumala käest sulle. Ma leiame selle kirjakoha ka varsti üles, aga see on mul natuke eemal. Nii et tegelikult see ei ole üksnes probleem, see on lausa katastroof, kuidas me ei saa aru, mida Jumal meile räägib. Kuidas Jeesus, kui ta räägib neid sõnu, kuidas me ei saa aru, kuidas me mõtleme nii inimlikul viisil, kuigi ka meid ju juhib praegu siin püha vaim, eks? Ja siis, kui ta ütles Peetrusele, tagane minust saatan. Ja teise sõna ütleb, seda ei ole sulle liha ja veri ilmutanud. Tähendab, püha vaim, me väga vajame, et püha vaim meil asju ilmutaks. Aga kuidas, kui mul on oma mõte juba siin peas nii kinni? Vaat täpselt nii ma arvan, et teistmoodi olla ei saa. Me võime koguduses siin olla 10 inimest ja ma ütlen sulle, kui ma ütleksin nii, mõtle nüüd välja, kuhu poole sa lähed, siis ma ei tea, kas 3 üldse meist lähevad ühele poole. Ja see on ainult meie peas, ainult üks mõte, ainult üks otsus. Aga kui sageli me mõtlemegi erinevalt ja teistmoodi. Ja siis me mõtleme, kuidas see asi küll peaks kokku minema. Ma mõtlen, ainuke, kes seda asja kokku viib, on Jumal. Muidu me jookseksime täitsa tühja, arvan mina. Ja Jumala sõna alusel arvan seda. Nii, ja tuletage variserid, kes olid ju väga Jumala kartlikud. Nad ju palvetasid niimoodi, et tulgugi juutidele kergendus ja nad lõid selle sama, keda nad ära ei tundnud, selle sama Jeesuse lõid nad ju risti. Nad olid täitsa kindlad, et Messi ei saa sellisel kujul tulla. Nad olid spetsialistid. Kui sageli oleme meie spetsialistid, me ütleme, ei, see niimoodi olla ei saa. Sest mina olen sealt jutlusest kuulnud, sealt jutlusest kuulnud, see rääkis, teine rääkis. Aga otsi nüüd üles, mida ütleb Jumala sõna. Ja palu, et Jumala vaim sulle ilmutaks. Vahel on meil ka vanad ilmutused nii tugevasti silmad ees, et me ei näegi sealt kaugemale. Ja teate, see ei ole sel ajal, kui Jeesus kõndis mööda maad, palvetasid selles samas templis need juudid, et Messia tuleks. See ei ole lihtsalt mingi siuke, ma räägin teile täna muinasjuttu, aga see on uus narratiiv. Ei, see on fakt. Sest selle ajal palvetasid, et nende rahvas, juudi rahvas saaks pääste, kergendust, tröösti, sest oli kuulutatud prohvetlik sõnum, tuleb Messia. Seal samas templis oli Jeesus, tõusis püsti ja ütles, täna on see sõna täide läinud ja mina olen siin. Ja tead, nad võtsid ja ajasid ta templist välja. Tahtsid veel kividega surnud ka visata, sest nende ettekujutus, kuidas Jumal tuleb ja kuidas Messia sellesse maailma pidi tulema, oli täitsa teistmoodi. On ju? Kui me nüüd selle olukorra peale mõtleme, kuidas siis nemad arvasime, ei, meie oleme siin ikka Eestimaal hoopis teised, me saame kohe kõigest aru. Mina olen tihti kas või mõtleme niisugust asja tagasi, kui me seda kogudusega alustasime. Kuidas me arvasime, et see kogudus toimib? Kas meie alleski arvasime, et see niimoodi läheb? Absoluutselt, eks.
me ütleme täiesti teistmoodi. Ja kas me nüüd täna ütleme, oi, meil on siin valesti, sest et nii nagu meie mõtlesime, nii see tegelikult ei läinud. Ma arvan, et läks asi nii, nagu Jumal tahtis. Aga meie oleme olemas, et Jumal saab meid kasutada. Isegi siis, kui me ei saa kõigest aru, on. Aga me oleme siin olemas, me ei ole ära läinud, me ei ole Jumalat kõrvale jätnud, me ei ole Jumalast taganenud. Nii et tegelikult, ma ütlen, suur arm ja suur tarkus on ajaga kohaneda. Kohaneda Jumalaga. Tihti me ütleme, sina oled palvetanud oma mehe päästmise pärast kindlasti, mina ka. 35 aastat juba palvetasin, ei ole veel päästetud saanud. Aga teate, mis asi on selle aja jooksul muutunud? See mees on muutunud. Ma olin noor naine, mul olid alles lapsed, kõik väiksed lapsed, kasvatasime siin suhkrupeeti, aiamaad, rabasime siin. Aga teate, minust on saanud pensionär. Ja nüüd ma mõtlen, et see mees oleks täpselt samamoodi Jumala juurde, nagu siis, kui ma tookord planeerisin ja mõtlesin. Ei ole, ajad on muutunud, teate, ma peaks kohanema nüüd. Aga ma usun, et Jumal vastab õigel ajal. Ma olen arvanud mitu korda, aga ma kuidagi olen nagu selles osas hästi rahulik millegi pärast. Ma tean, Jumal mu palvet kuuleb, ma usaldan Jumalat, täpselt nii ongi. No kas mina olen kedagi suutnud siiamaani päästa? Ma olen ühtegi, ma isegi ennast päästa suutnud. Muust rääkimata. Ja kui tihti, ma olen nendest mõtetest küll läbi käinud. Päästa ikka kõigepealt oma mees ära, siis hakkasin tegema ja võitlema. Niisiis, messia, tegelikult ma lugesin sealt heebrea keeles tähendab sõna messia, sa kindlasti tead, aga ma lihtsalt tõin selle välja. Meshia tähendab võitud või salvitud, viidates religioosses kontekstis Jumala poolt valitud ja ametisse pühitsetud isikule. Kristuses on see Jeesus Kristus, maailma lunastaja, judaismis oodatud Taaveti soost kuningas. Isegi juudid on 2 leerile, eks ole ju jagatud, mida nemad usuvad. Sünonüümidega kasutatakse veel Jeesust kui päästjat, lunastaja, päästja, vabastaja. Nii, kõige massiivsem prohvetlik sõnum on Jesaja 53. Nüüd ma palun küll, et me võtaksime selle kõik lahti lihtsalt, et silmad oleksid Jumala sõnas kinni, kui me seda loen. Jesaja, sa kindlasti juba tead, mis koht see umbes on, aga tegelikult see kinnitab meile ka täitsa selgelt. Sest ta tõusis 53:2, sest ta tõusis meie ees nagu võsuke, otse kui juur põuasest maast. Mina arvan, et üks korralik messia oleks ikka pidanud tulema kuldsete tuliste vankritega, kus sädemeid pillub, kõik näevad. See Jeesus oleks võinud olla vähemalt 5-meetrine, ikka kaugelt näha, kuldsed rüüd ja vaat nüüd hakkab see õige valitsus. Aga tema sünnib Maarjast, lehm või seal laudas sõimes. Kas ei ole kummaline, eks ju? Aga kui palju me tihti oma mõtetes lähemegi ka siin osas, siin meil on millega võrreldada, et ajalooliselt me oskame nüüd juba võrreldavad, kuulutati sõnu. Mismoodi Jeesusest räägiti, kuidas ta tuleb? Ei olnud tal kuju ega ilu, et teda vaadata. Variserid ei saanud ju aru, ega messi ometi ju niimoodi tulla ei saa. See pole lihtsalt, meie oleme spetsialistid, meie teame, kuidas see messi peab tulema. Ei olnud tal välimust, et teda ihaldada. Aga kui me täna palvetame Jumala poole, kas meie palve, kus me vea teeme? Kus meie vundamendis on see viga, et me ütleme, et Jumal ei vasta meie palvetele? Kus on midagi valesti? Äkki meil ei olegi midagi valesti? Kas me kujutame täpselt ette, kuidas Jumal kõike teeb? Ma olen täiesti veendunud, et me ei kujuta ette, kuigi ta on meile sõna jätnud, eks? Kui ta ütles isegi oma jüngritele rääkis, kui palju kordi, evangeeliumites on, ma pean kannatama, ma pean valitsejate kätte, mind pekstakse, siis teda pekstakse lausa selle kohta, öeldakse ajalooliselt, see on see 9 sabaga kassi või 9 kassikepp või 9 sabaga kass või.
et vaata, seal olid nagu need nahast need 9 niukest piitsa, seal olid veel killud ja klaasikillud ja metallitükid, millega siis Jeesus peksti. Minu meelest oli see 9 sabaga kass kuskilt ma ei ütle, et see piiblis on, aga see on kuskil nendes teistes, kuidas siis tookord inimesi nuheldi. Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees, haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse. Ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast, ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Aga meie pidasime teda, me ei osanud, see formaat ei sobinud variseridele, niimoodi ei saa ju Messia ometigi tulla. Tuleb tuttav mõttekäik, eks? Täiesti tuttav mõttekäik, kuidas me vahest arvame, et asjad peaksid sündima. Jumala rahvas palvetas ja ootas siis ka nii väga. Nad väga ootasid Messia tulekut. Tead, ma võin sulle öelda, et 90% sinu palvevastustest on tegelikult tulnud. Aga lihtsalt nad tulid teistmoodi, kui sa ette kujutasid. Ja sulle näib, et Jumal ei vasta. Mul on üks tunnistus ühest noorest mehest. Minu meelest ta oli 14 või 15. Kui ta võttis Jumala vastu ja ta isa oli narkomaan ja ta hakkas palvetama oma isa päästmise pärast. Nii et kui me paneme fakti selle, et ta oli 15 ja hakkas isa pärast palvetama, siis ta mõtles oma mõttes, mõtle kui tore, kui sa ei ole enam narkomaan, siis me mürame koos, käime koos matkamas, tead, ta õpetab mulle jalgrattasõitu või mis iganes, võib-olla mis õpetab mulle autosõitu, kõik niisugust asja. Ja isa saab päästetud ja narkootikumidest vabaks alles, kui ta on 30-aastane. Ja hoopis teisiti on asjaolud. Kujutad ette, see noormees on, kui ta palvetas, siis tal olid need mõtted. Aga nüüd ta on 30-aastane, täiskasvanud mees, tal on naine, tal on 2 last ja nüüd ta kohtub oma isaga. Ta ütleb, ma siiamaani õpin oma isa alles tundma. Sest ma siis, kui ma mõtlesin isast hoopis teisiti, need pildid ei lähe kokku. Nii et praegu mina palun ka, et me tõesti vaataksime selle oma vundamendi selles mõttes läbi. Me ju palvetasime niimoodi, tahtsime, et see oleks, ja nüüd me oleme täna ja möödas on 30 aastat. Kas me oleme ajas kaasas või ei ole? Kuidas teile tundub? Kogudustele tulevad prohvetlikud sõnumid. Meil on mingi ettekujutus, kuidas siis see sünnib. On ju, meil on ka, me mõtleme, kuidas see sünnib. Meil on oma ettekujutus, kuidas see peaks küll sündima. Aga tegelikkus ei ole niisugune, eks ole. Mina tean, et Jumal on ustav ja ta vastab oma lubadustele. Ülevool, näiteks võib-olla mina tahtsin niimoodi saada, et me ütleme kogudus, meil on vaja siin asju ehitada, teha, saaks ühe korraliku lotovõidu. Ma olen isegi vahest piletid ostnud. Nüüd ma pole aastat enam ostnud, aga kunagi ma ostsin. Mul oli usku, et võib tulla. Ega Jumalal pole vahet. Ma ütlen, Jumal on kõik võimas, ta võib tuua. See ma ei ütle, et see oleks vale asi. Aga see, et ma selle peale kui oma usu panen, vaat see ei ole see. Jumal võib mis iganes ukse avada. Ta võib tulla onu Johni kaudu ka Ameerikast. 2 kohvrit raha täis. Ütleb, võtke, tehke siin, mis Jumal on teile öelnud. Nii et ei ole tähtis, aga võib-olla Jumal andis sellel hetkel, kui meie, toome näite lihtsalt, ma ei tea, et ühesõnaga, et lottevõidu asemel toob sulle hoopis mingisuguse lepingu ja sa saad hästi tasuva töö. Aga tead, see ei näinud niimoodi välja, see ei olnud võimalik, et see on Jumala õnnistus ja ma lihtsalt ei võtnud seda vastu, sest et see ei näinud niimoodi välja, On ju, meile ju tundub tihti, ei näe niimoodi välja, nagu mina arvasin, et peaks nägema välja. Mina olen küll väga tihti täiesti teistmoodi. Ma olen teil isegi rääkinud, et ma nägin, see on muidugi, siin on veel nägemus ka veel sinna lisaks minu unistustele, et ma ükskord nägin, nagu oleks ma linnulennult olnud siin koguduses ja meil oli siin meeste teenistus. Ja 2 meie koguduse naise abikaasad olid minu abikaasa ja üks mees oli veel, kes olid siis meeste teenistuse juhid.
ja ma nägin seda, mina ei olnud, no sest naised ei olnud meested, see oli meeste teenistus. Saal oli, seesama saal oli mehi täis. No mitte just umbselt täis, aga noh, täitsa palju mehi oli. Ja siis ma tean, et meie 2 meest siis nagu siblisid ja tegutsesid, aru saada, et töötegijad vist olid, muud ei oska öelda. Ja siis ma mingi aeg mõtlesin, nüüd ta tuleb päästmine, vot nüüd meil hakkab meeste teenistus ja mingi aeg meil oli siin meeste teenistus. Kas sellepärast on Jumal vale? Kas sellepärast, et Jumal ütleb, et mina, see on, jah, ma jõuan sinna ka, ta ütleb, et ma teen tegelikult uut kogu aeg, kas te ei märka. Ma teen uut ja teate, aeg kogu muutub, kui ma sellega kaasa. Jumal liigub, Jumal ei ole see, et ta on seal iidsetes aegades, tema on aega kaasas, meie oleme mõtetes iidsetes aegades. Olete muga kaasas? Tundub mu mõttekäik loogiline. Nii loogiline kui see. Ja näiteks, kui sina mõtled, et Jumal valmistas mulle minu teenistuse 1000 päästetud. Aga võib-olla Jumal saatis sulle lihtsalt ühe inimese too aeg ja ütles, et kuule, hakka minuga osadusgruppi tegema. Aga sa ei võtnud, et see ei vastanud sinu selle ettekujutus, sa ei võtnud seda vastu. Võis olla niuke näide. Ma ei tea, kas teid konkreetselt, aga ma lihtsalt mõtlen, et aga Jumal võib hoopis teistmoodi teha. Ta oli hüljatud ja tõugatud. Ja nad olid täiesti veendunud, et Messi ei saa niimoodi välja näha, nagu Jeesus nägi välja. Ja kujutate, kui ta tuli siis sealt kõrbes, ta oli 40 päeva kõrbes olnud. Mis te arvate? Tal oli kindlasti Jumala poeg Jeesus ju. Ta oli aberaseeritud, ta tuli ju sealt kõrbest välja nagu kukk. Lõhnast tead, fresh men. Nii vägev. Aga tegelikult, kui me paneme asjad reaalsusse, ta oligi vaevatud ja koormatud meie pärast. Ja siis nad ütlevad, ei, ta ei näinud üldse niimoodi välja, me oleks ta ikka ära tundnud, me ju palvetusime, me teame. Aga kui tihti meie ei tunne üldse ära Jumala sõnumid, mis nad kas või meie koguduse kohtagi on öelnud. Mitte selleks, et süüdistada, ma ei räägi seda, et vaid minu meelest see on praegu nüüd kõige õigem aeg, et lõhume ära vundamendis, kus on midagi valesti läinud. Kuule, me tahame ajaga kaasas olla, paneme nüüd selle vundament nagu sellesse aega. Aga mida meie ütleme? Ei, meie oleme eksperdid. Meie teame, kuidas asjad lähevad. No see oli minu niisugune natuke, ütleme niimoodi, küll need asjad välja ei näe, kuidas Jumal meile vastab. Ja kui sa oled palvetad ja oled valmis muutuseks, siis mina usun, et tulevad ka need vastused ja on tulnud ka. Yonggi-Cho, mul on üks niuke näide. Kes keegi on lugenud seda Yonggi-Cho raamatut, kus ta räägib, ta ütleb niimoodi seal. Vaata, kuidas me inimesed võime mõne asja täiesti nagu ära keerata. Täiesti absoluutseks. Ja see ei ole mitte minu näide, vaid see on näide ühest noorelt mehest. Nii et see sama, vaata, ma rääkisin teile 15-aastane, kes palvetas oma isa pärast 30-aastaselt tuli. Tema oli nüüd siis see noor mees ja seal koguduses, kuhu tema tuli, seal oli tema mentoriks 25-aastane noor mees. Ja tema oli siis 15. Ja eks ikka igast õpetusi, kuidas milline on meie abikaasa. Ja Yonggi-Cho, tema tohutult propageeris seda Yonggi-Cho raamatut ja just nimelt põhitees oli see, et palvetage konkreetselt, mida te soovite. Ja siis teised juba mehed on tükk aega mööda läinud, pooled nendest osadusgrupi poistest on abielus ja küsivad siis selle noormehe käest, ma ei tea, mis iganes nime me talle paneme. Aga miks sina ei ole abielus? Oi, ma ei ole sellist kohanud, võtab taskust välja tohutu nimekiri. Blondi peaga, 90, niuksed nõudmised, mis ta kõik tegema peab, mis ta kõik olema peab, kus ta peab minema. Ja siis teised mehed ütlesid sulle, kuule, sa oled lollakas.
ta ütles, see noormees tegelikult nägi, nad näidendites mängis Jeesust, ta oli ta nägi väga hea välja, noh nagu välimuselt väga nägus või selles mõttes. Ja siis ta ütles, kuule, sa oled täitsa lollakas, niisugust ebareaalsust ei saagi üldse, et sa niimoodi omale naist otsid. Et sa ütled mõõdud ka, ta võib elu jooksul mõõdud muutuda ju, mis siis teed? Sina palud talle blond, aga ta värvib brünetiks äkki, eks? Sa ei tunnegi ära teda. Eks ju, võib ju küll olla, moed muutuvad, olukorrad muutuvad, maitsed muutuvad, võib-olla mõni katsetab lihtsalt midagi. Ja sa oledki ämbris, sa ei tunnegi ära. Ta ütleb, aga sageli on see inimene, kes Jumal on, sa oled temaga juba elu jooksul nii palju kokku puutunud, et Jumal juhib sind temaga kokku, aga tihti mõnel inimesel on 15 aastat aru saada, et see on see. Ta ootab ma ei tea mis õhulosse ja pilvesambaid. Nii et tõesti, Jumal, ava meie süda, ava meie vundament, et kuule, see on päris tugev vundament, siia aitab ehitada küll. Nii, muidugi see noormehe kohta, et see jääks lihtsalt, ta elas läbi oma usulaeva suure huku, see noormees, kes siis, kellel tohutud niisugused, ja siis ta ütles, et ta leidis omale ja ta on väga õnnelik praegu. Noh, et asjal oleks nagu ilus lõpp ka, siis niimoodi see tunnistus oli. Et nii, ajad muutuvad lihtsalt vahepeal. Lihtsalt muutuvad. Ja siis meil tulebki see, et ma siis ütlen mõned vead, miks me õnnistusi tähele ei pane. Tegelikult on minu ütluses täna ainult 2 viga, mis me oleme võib-olla teinud või teeme. Jumal vastab, kuid meil on hoopis teine ettekujutus ja me ei suuda seetõttu näha, kuna pakend on hoopis teissugune. Ja tegelikult sellepärast öeldi ka Jeesus ristis, nad ei tundnud teda lihtsalt ära. No ei saa ju selline mees olla. Tas pead ikka olema nii, et kohe, Taaveti soost ja ikka kohe näha, et on Taaveti soost. Tal on siuke kuninglik aura kohe üle. Ta olid lihast elust. Keegi teda ära ei tundnud. Nii, ja nüüd Jesaja 43, võtame sellega kindlasti lahti, see on see Jesaja teil kuskil, teil on need elektroonilised siis 43 ja see on üks siuke, mida Jumal ütleb enda kohta, mida siis ta teeb. Vaata, 19 salm, 43, vaata, mina teen hoopis uut. See juba tärkab, kas te ei märka. Ma teen kõrbessegi tee tühjale maale jõed. Mind austavad metsloomad, saakalid, jaanalinnud, sest ma annan kõrbes vett jõgesid tühjal maal, et joota oma valitud rahvast. Rahvas, kelle ma olen enesele valmistanud, peab jutustama minu kiidetavust. Ja kas ei ole huvitav, et siin ütleb, Jumal teeb uut. Kelle jaoks uut? Kelle jaoks uut? Kas ta teeb sinu jaoks uut? Sa ju tunned uue kohe ära. Mina võin öelda, tead, mina ei tunne isegi uut ära. Ma kõik tõesti võin öelda, aga ta teeb Jumala meelest uut. Ta ei pea sinuga üldse nõu pidama. Kas sina oled selle uue asjaga nõus? Ei, mulle meeldib see pilt siis, kui ma alles Jumala juurde tulin. Minu mees oli siis noor, paluks mulle see sama pilt nüüd. Vaat siis me koos ehitame kogudust, mul on lihtsalt see pilt silmade ees ja siis tuleb hästi palju noori mehi, tuleb, kõik on ehitajad. Muideks minu kunagised mõtted. Isegi olen palvetanud. Vot siis tuleb tead hästi palju, mina olin nagu naispastor, siis tuleb mehi ja hakkavad ehitama ja meil on tulnud ja mehed on reaalselt ehitanud, aga mitte nii palju, kui ma oleks tahtnud. Ikka kõik tehke korraga valmis. Ja siis me mõtleme, huvitav, kas me siis oleme Jumala tahtest väljas või kas me oleme midagi valesti teinud. Ma arvan, et Jumala tahe sünnib ikkagi. Aga vahel on tõesti siuke, Jumal luba meil vabaks saada nendest asjadest, mille me endale oli ette kujutanud. Et tema teeb uut ikka tema arusaamise kohaselt. Ja vahest me tõesti ei võtagi vastu õnnistusi selliselt, me ei suuda neid mõista, me pole neid niimoodi ette kujutanud. Isegi ma ei oodanud ja muideks tunnistus sellest samast 15-aastasest noormehest, kes palvetas oma isa päästmise pärast ja kui ta oli 30, siis ta ütles, tead, kui isa sai päästetud. Tead, ta oli kurb, sest ta oli seda hoopis teistmoodi ette kujutanud. Ta ütles, mul on hea meel, et isa sai päästetud. Aga tal oli ettekujutus hoopis teistsugune. Me läheme isaga, isa õpetab mind autoga sõitma ja seda teist.
aga nüüd ta on täiskasvanud mees, oma laps. Ta ütleb, et mul on suhe isaga hoopis teistsugune, me oleme 2 täiskasvanud mees. Me peame nüüd õppima suhtlema, üksteist tundma. Kas ei ole kummaline? Et aeg on meie meelest nagu seisma, aga Jumal ütleb, Jumal ei ole ajas kunagi mööda. Me paneme omale mingid kriteeriumid. Jumal ütleb, et aeg läheb edasi, vaata asjad läbi, raputa lahti. Tead, kas me siis üldse ei palvetagi enam oma perekondade pärast või laste pärast? Kindlasti tuleb palvetada. Aga võta vastu, kui sulle Jumal midagi annab. Tead, ma ütlen, aga ma ei oska, äkki ma ei oska äkki ma ei ole osanud tähele panna, äkki ma olen nii palju häid asju mööda lasknud. Kindlasti olengi, aga tead, ma palun siis Jumala käest andeks ja Jumal. Nii et siis viga 1 on see, et Jumala tahe ei ole meile kohandunud nii, nagu me sellest aru saaksime. See ongi esimene viga. Meie eriline vaatenurk, tegelikult see, kuidas me täna asju vaatame, on tegelikult täiesti meie eilne vaatenurk. On ju? See on nagu vana vaatenurk ju, nii et üks mingi tark filosoof või kuskilt, ma tsiteerin selle niimoodi. Kui me vaatame tänasesse päeva läbi tänase tavapärase prisma, nii nagu meie mõttelaad praegu on, me esitame vigast tuleviku pilti. Kui me vaatame tulevikku läbi tavapärase tänase vaateprisma, läbi tavapäraste oma tänaste mõtlemise või ajudega, me juba joonistame vigase pildi. Homse päeva terviklikkus sõltub miljonist inimesest. Tead, ma ütlen sulle, isegi kui meie siin selles koguduses olevad inimesed midagi teeme, meil võib olla, ütleme, paneme 20 inimest, eks. Ma ei tea, kas 3 tükki mõtlevad ühtemoodi. Aga kuidas need asjad üldse siis kokku sobivad? Läheb tugevama võim või? Või kuidas asjad toimima hakkavad? Mäletate, apostlite tegudes ütles Jumal, eraldage mulle Paulus. Et ta on... Ja nüüd me mõtleme, oi, tead, mul katus liigub, kus nüüd ma ütlen teistele igaks juhuks, kuule, mina ütlen ka, vaata, andke mulle, see inimene andke mulle laste töö jaoks, see andke mulle noorte töö jaoks. Aga Jumal, mäletan, kui mind taheti panna, ma olin oma esimeses koguduses ja mulle öeldi, sina oled lasteõpetaja, vaat sina nüüd hakkad laste tööd tegema siin. Ja mina tunnen, mul kõik käriseb sees, see ei ole minu osa üldse. Too aeg mitte. Kuigi pärast seda elus ma tegin lastetööd nii, et lase olla aastakümneid, eks. Aga too aeg see ei olnud üldse minu ülesanne, kuigi tegelikult ajutiselt me võime, nagu ütleme, suurtes laagrites või kuskil, me lööme asjades kaasa. See ei tähenda, et see on minu võim, ma võin alati, puuriita võin alati laduda. Mul ei pea selleks olema erilist võidmist, on ju. Ma võin ülistuses kaasa laulda, ma võin lippudega, see ei tähenda, et mul peab olema iga suur võidmise teenistus. Ei, löö kaasa, aga nüüd on siin see koht ka veel, et teised ei mõtle nii nagu sina ja see võib olla siiski, need, ma ütlesin 3 inimest ühel meelel, siis ongi see ikkagi ka neist inimestes väga subjektiivne. Mida need inimesed siis, need 3 tükki, kes ühel meelel, need 3 tükki võivad ka oma meelest täitsa erinevad, kuigi poolel nad ühe poolel läksid, võtsid võib-olla ise kätest kinni. Meil ongi vaja selleks Jumalat. Tema on see, isegi see teine sulane, kellega koos ma tööd teen, temal on ka sellele, kas tänasele päevale täitsa teised ootused. Ma usun, et sul on teised ootused tänasele päevale kui minul. On ju? Ja siis ma olen täitsa lahtmeeles või? Ei ole. Lihtsalt me olemegi, et me ei ole asjad nii, nagu me kõik soovime ja küll on tore, et Jumal ütleb, mina teen uut. Ja ta võib-olla ütleb täna, et ma teen uut teie kirikus ja meie mõtleme, nüüd läheb asi ometi heaks, nüüd läheb paremaks. Aga tead, ma võin sulle öelda, see ei pruugigi sugugi fakt olla. Ma palvetan, nagu ma enda kohta olen teinud näite, ma palvetan ühe inimese pääste eest üle 35 aasta juba. Ja selle aeg on 35 aastat ju mööda läinud. Kõik on muutunud, absoluutselt, eks. Kui mu tuttav palvetas oma ema pääste pärast, siis ema tuli päästmise alles vahetult lausa, ütleme, surivoodil.
ja me mõtleme, kuidas see peaks olema. Vahel meie kirikus, toome näite, näiteks siin samas meie kirikus me ei salli teineteist sellepärast, et meie ei vasta teineteise ootustele. Ma ootan, et ta teeks nii, aga tead, ta ei tee nii, tal ei ole sama mõte peas nagu minul. Ja mitte see ei tähenda lahkmeelt, vaid see tähendab läbirääkimist. Ja vahel juhtub ka tõesti, et me lõhume niimoodi. Kas või see, et näiteks mina pastorina palvetan selle koguduse tuleviku pärast. Aga tegelikult mul on silmade ees hoopis mingi minevik. No mäletate kunagi me ikka laste töö ja naiste töö ja meeste töö ja noorte töö ja tat. Kas nüüd on valesti vägagi või? Me oleme alles siin. Me oleme vaimulik atmosfäär. Me oleme muutus selles paigas. Seda on Jumal öelnud oma sõnas. Sellele me võime toetuda ja kindlad olla. Aga see, et mina unistasin, kuidas üks kogudus peab reaalselt toimima, see oli puhtalt minu etteujutus mingist asjast. Ei ole see toimunud siin niimoodi, on ju? Ja see ei tähenda, et see niisiis. Teate, üks kummaline asi on veel. No toome näiteks üks näite. Siis see teeb, et keegi ütleb, tead, Jumal, kui sa mind ikka armastad, kui sa oled Jumal, kes on elav Jumal, kui sa mind oled, see Jumal oled, siis Jumal, ma tahan seda kutti omale meheks saada. Ja tead, mõni isegi suudab, näeb, et see kutt võttis teise tüdruku, tal ei jää midagi muud üle, eks ole. Aga kujutad ette, et ta küsibki seda ja ta saabki selle mehe endale. Ja selle mehega elu on ainult vaev ja raskus ja mõnitamine. Ja samas võib keegi, tead, kas või teie siin praegu, kes me oleme. Nii, kas sa tahad öelda, et see mees, kellega sa abielust, et sa ennem seda ei kunagi armunud või? Kindlasti olid. Ja mõtlesid ka, ei tea, kes see minu mees, minu abikaasa on. Ja tänases päevas, võib-olla, meil ei ole siin praegu, kes kuuleb, mõtleb, kes siis oli, kelle sa armud kunagi olid? Kui abikaasa tuleks kõrval. Mõne puhul ei tule üldse see, aga ütleme noored alles abiellunud ja siis, et koguduses, et kes on ennem abiellunud, see on nii armunud olnud, see on nii normaalne, et sa olidki, aga see ei tähenda, et sellest saab su abikaasa. Ja mina olen vähemalt mitu tunnistust kuulnud, kuidas üks noormees ütleb, ma ju tean, et ma tahtsin omale abikaasad ja kõik, aga ma ei kujutanud ette, et niimoodi ja nüüd ta ütleb. Ja siis ta ütleb, tead, ma üle päeva, alles eile ma ütlesin oma naisele, küll ma olen tänulik, et sina oled minu abikaasa, ma olen nii õnnelik, et ta ütleb, ma olen nii vaimustatud, milline on minu abikaasa, teised kõik vananevad, minu naine on nii noor. Ja siis me mõtleme, et kujutad ette, Jumal teab, kes sulle sobib, kes sulle on. Vahel on mingid asjad kellegi teise probleemide tõttu ka raskeks tehtud. Aga kui sageli juhtub sihukest asja, et kirikus või käib täitsa lasteaed. Ja mõni palvetab niisugust, nagu palvetagu ma siin just ütlesin ennem, et Jumal, kui sa mind armastad, siis olgu olla, vaat tee niimoodi. Tegelikult see on lasteaed. See on laus lollus, öeldakse selle kohta, eks ole. Või ütleb, mina olen seda, võib-olla see on minu mingisugune näide, mina olen mingid filme vaadanud umbes, et kui mees ei suuda naise kõiki vajadusi täita, siis ta ei armasta mind. Kuidas see asi ikka nüüd niimoodi käib? Kuidas me nii viltu ikka? Mul on siin üks näide, ma panin omal meeldetuletuse. Pastor räägib ühe koguduse endise juhiga. Nad pole ammu kohtunud ja see on, kunagi oli koguduse üks juhtidest, aga ta enam ei käi koguduseski ja pastor saab temaga tänaval kokku ja juhib, räägi, kuidas su Jeesus elab. Ei, Jeesus elab hästi, aga mina temaga ei räägi. Oota, mismoodi? Ma lihtsalt ei räägi temaga enam. Juba 5 kuud ei räägi. Oota, kuidas niimoodi saab? Räägi ära, ma ei saa üldse su jutust aru. Ja siis ta ütleb, tema oli palvetanud. Oota, ma vaatan, kas ma siia midagi kirjasin. Ta ütleb, et tema oli rikkunud 2 korral natuke seadust ja siis ta palus Jumal, tee see asi korda.
fiksa see ära, tee see asi korda, aga Jumal ei teinud, ta ütles, kui sina ei tee, ole seal taevas üksinda, mina sinuga ei räägi ja 5 kuud ma ei ole sinuga rääkinud. Kas keegi on niimoodi kunagi, ma usun, et teie võib-olla ei ole kunagi niimoodi teinud, aga tead, kui ma vahest niisuguseid lugusid või neid tunnistusi kuulen, ja see oli konkreetselt kohe tunnistus, üks pastor rääkis sellest, kui sina mind armastad, võt siis sa täidad mu kõik soovid. Ja nüüd ma jõuangi niimoodi peaaegu nagu spontaanselt. Ta küsis selle kohta, kuule, sa nalja teed või? Ei tee nalja. Olgu sa taevas üksinda, kurb. Aga kus see tuleb? Kus tuleb üldse selline suhtumine? Kas see ei ole mitte lasteajad täiesti? On ju? No meie vaatame, no täitsa lasteajad. Kuidas niimoodi on võimalik? Ja kunagi veel töötegija olnud koguduse juhtidest. Mul on pandud siia kirja, et kui me palvetame mingi asja pärast, kui me tahame midagi Jumala käest saada, siis mille alusel me seda vundamenti siis nagu korda teeme? Üks asi see, et vaata, mina teen uut ja ta teeb kindlasti uut, mitte selle moodi, kuidas sinule näib uus, vaid nii nagu Jumalale näib see asi uus. Ja Matteuse 6. peatükk, salmid 31 ja 34 ma olen endale siia kirja pannud. Ma loen selle kirjakoha ise ette kõva häälega. Ärge siis hakake muretsema öeldes, mis me sööme või mis me joome. Ja teate, ja kui ma nüüd siin jätan mõtte katki, siis kas see palve, oi, anna mulle, meie ei saa palvel, me ütleme, issand õnnista ja anna meile igapäevast leiba, kas me üldse ei või enam oma leiva pärast paletama. Aga suhtumine on vale, ära muretse. Ära muretse, küll Jumal teab ju, mis sul vaja on, eks? Usalda seda Jumalat, keda sa teenid. Me sööme, mida me joome, millega me riietume. Ja ta ütleb, teate, kes niimoodi taotlevad? Kas te lugesite välja, kes niimoodi räägivad? Just, sest kõik, kes taotlevad paganad, aga teie ei ole ju paganad. Teie taevane isa teab, et te seda kõike vajate. Ja ta ütleb, otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust. Siis kõike muud, söök, jook, riided, talvesaapad, talvemantel, kõike muud antakse teile peale kauba. Nagu muu seas, siuke tunne, et see ei ole see, palvetasin ära, issand, mul on vaja või midagi ja lihtsalt usaldad ja järgmine hetk saad aru, kuidas sind Jumala vaim juhib ja saad veel soodsalt ka. Ära muretse, vaid lase see palve, nagu öeldakse, vabaks. Las see päev, homne päev muretseb ise enda eest. Igale päevale piisab oma vaevast. Ja mul on üks niuke mõttekäik siia pandud, et meil on üks huvitavad vajadused. Ja kummaline on see, et ma olen tõdenud, mitte, võib-olla meie koguduses ma ei olegi seda niimoodi, mul ei tule praegu vähemalt meelde, et meie vajadused jagunevad kristlikuks paganlikkuseks. Ma kohe selgitan, mis ma mõtlen selle all. Meil on selline suhtumine, et ma tulin küll Jumala juurde, ma sündisin uuesti, aga minu mõttelaad on ikka see paganlik. Ma pean muretsema, ma pean kõigi pärast muretsema, mis ma söön, mis ma joon, kas mu mees tuleb, kui tuleb. No me oleme kõike seda kogenud, mina ka kaasa arvatud ei tulegi iga kord koju. Vahest pikalt. Aga saad aru, siis mina saan aru küll, kui noored inimesed tulevad Jumala juurde, hakkavad Jumalat teenima ja teate, nende kõik vastused ei saa vastatud. Teate, mis nad teevad siis või? Aga siis lähevad, katsetavad joogat, budismi, hinduismi, igasugused ismisid, keerutavad kuulikesi, kraabivad kive, kõiki niisugust asju teevad, eks? Sest nad ei saanud vastust kohe nii, nagu nad arvasid, et Jumal peaks neile vastama. Kui sa mind armastad, olgu olla, ja kui ei ole, lähen teiste jumalate juurde. No umbes sama lasteajad, eks ole, tuleb välja. Ja ometigi ma näen, et kuigi nad ei räägi seda sõna otses niimoodi välja, et kuule, et Jumal mulle ei vastanud. Nad räägivad, Jumal ei ole mulle vastanud, aga tegelikult nad lähevad nii lihtsalt sinna järgmisse liivakasti. Ei, no ega ma siis Jumalat ei ole üljanud. Ei, ma proovin seda ja ma proovin seda, siis ma teen hinduismi, siis ma tegelen sellega, siis ma tegelen veel kolmandaga. No kõik panen kokku. Jumal ütleb, et ma vihkan ebajumala teenistust.
nii et analüüsi, mille pärast sa elus palvetad. Kas sa palvetad selle pärast või selle pärast, no ütleme, kui nüüd küsiks niimoodi, et mida sa kõige rohkem siin maailmas tahad saada? Mille pärast sa tegelikult palvetad ja mida sa kõige rohkem siin maailmas saada tahaksid? Kui see kõik on mure ainult homse päeva pärast, siis ma ütlen, see ongi kristlik paganlikkus. Selle maailma mured ja hoolitsus röövivad meilt ära selle armastuse Jumalaga. No nüüd sa panid küll pastor täna paugu, kas ma siis ei tohi oma laste pärast palvetada või oma äri pärast või jaa, kindlasti tulebki palvetada ja oma äri pärast, oma laste pärast, aga ära muretse, vaid otsi Jumala riiki. Kontrolli eelkõige, kas su hoolitsus ei lähe selliseks, nagu läks Peetruse hoolitsus. Ärgu sulle Jeesus sellist asja sündigu. Aga tead, kui ta niimoodi rääkis Jeesusega, siis Jeesus ütles, ma sain löögi. Nii et ma tundsin ära, kuidas nagu saatan ründas mind. Nii et ärme lase kuradil ennast lõhkudega lammutada, ärge laske oma, täna on võib-olla see läbi katsumise aeg, ma usun, et see ei olegi võib-olla teil vundament katki, aga lihtsalt me läheme need punktid läbi. Teate, miks me palume ja ei saa? Sest Piibel ütleb Jaakobuse kirjas, te palute halva jaoks, oma lõbude jaoks. No, mismoodi? Kas siis, et olla rõõmus, nüüd seda ei tohigi rõõmus olla või? Lõbustada ei tohi või rõõmus ei tohi, naerda ei tohi või? Ei ole. Tegelikult see sama sõna nagu lõbustus või see, et oma lõbude pärast, selle kreekakeelne sõna on hedone ja need on tegelikult rahulolu, rahuldus ja soovid. Selles ei ole muidugi midagi halba, et seda paluda. Aga kuna Jumala sõna ütleb meile, meie isa, vaata kui me palvetame, meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, siis mis seal tuleb? Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündiga. Aga nüüd meil justkui tuleksid käärid kuskil sisse. Ei, ka minu tahtmine sündigu, eks ole. Ikka nii nagu mina, Jumal, tahan. Ja siis me jälle saame, me ju palvetame, sinu tahtmine sündigu. Jumal, ilmuta meile, et me mõistaksime, mis on sinu tahe. Uus testament õpetab meil Jumala tahtest, otsustest ja plaanidest just seesama, mis me ütlesime praegu, meie isa, kes sa oled taevas. Pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nii nagu taevas. Tähendab, Jumalal on plaan, Jumalal on tahe, Jumal on otsus, on ju? Nii et tegelikult, kui me oleme ära palvetanud, siis me peaks nagu enam muretsema. Ja Efesuse 5.17. Võta see kindlasti lahti praegu. Efesuse kiri 5.17. Kes leidis? Loeb. No, kes? Ma võin alguseks öelda, et hakkab ärge olge rumalad. Ärge olge lollid. Nii loe siis 5.17. Ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on issanda tahtmine. Just. Ma olen Rooma kirjast lugenud, et Jumala tahe on see meeldiv, meelepärane, Jumala täielik tahtmine. Inimene peaks Jumalat usaldama. Ja tead, küll on Jumala, ma ütleks, et lausa, küll on tore, et kõike palveid, mida me oleme palunud oma tahtmise kohaselt üle täide läinud Jumala armu pärast. Eks ju? Mina küll võin öelda, et mõned asjad oleksid mul täitsa segavad faktorid jalus olnud. Et kirikutes räägitakse, Jumal ju teeb seda, mida sa tahad. Jumal ju tahab kõik oma laste soovid täita. Tead, mulle tundub tõesti, et Jumal tahab oma lapsi väga õnnistada. Aga kuidas ma tean, mis siis on Jumala tahe? Kõige lihtsam vastus, kes oskab mulle öelda, kus on Jumala tahe? Jumala sõna, on ju? Kõige lihtsam, Jumala sõna. Ja kui me praktiseerime seda sõna, siis tegelikult
kuidas ta muidu teame, et see sõna täitub? On ju? Me ju ei tea seda, kuidas ta, kui ma sõnas on kirjas, nüüd ma hakkan seda katsetama. Matteuse 10:7. Jeesus kogub oma jüngrid kokku ja ütleb niimoodi. Taevariik on lähedal. Mida käsib teha? Milline on Jumala tahe? Kes jõudis sinna? Lugege. Tehke terveks haigeid, äratage üles surnuid, tehke puhtaks pidalitõbiseid, ajage välja kurje vaime. Näe, see on Jumala tahe. Ei, see haigus vist küll on Jumalast, seda me ei pea küll välja ajama. Ei, ma ei lõpeta ära, me ütleme, et jube raske haigus, no mitte miski ei alistu, mis iganes, aga Jumal ütleb, seisa, ta ütleb, siis kurat põgeneb, hoia Jumala ligi, siis kurat põgeneb, mitte vastupidi, ma sõitlen saatanet nii, et suu on vahtus, aga ise ei hoia Jumala ligi, ma ei teagi üldse, mis on Jumala tahe, tead, sest julgus kaob ära, sest me paar korda ei ole saanud vastuseid tervise pärast, mingi asjade pärast, vastused ei ole tulnud, meie julgus on ära kadunud. Aga kui me teame, mis on Jumala tahe, siis õhutan su julguse ülesse. Sa tead, et alati Jumal tahab, et saaks terveks. Ja kui jüngrid ei palvetanud ka kõike surnuid üles, eks ole, vaid teatud surnuid. Ma ei tea, kuidas nad sa teadsid, kelle pärast palvetadeks. Jeesus äratas Lazaruse üles. Ei äratanud kõiki teisi. Jüngrid äratasid surnuid ülesse. Isegi Vanas Testamendis äratati surnuid ülesse. Et Jeesus on andnud meile meelevalla haiguste üles. Jumala sõnas on, ei ole häguseid lubadusi. Kui ma seisan, vaat siin tuleb see, et mul on õigus nõuda. Jeesus, ma palvetan su poole. Sina ütlesid, tehke haigeid terveks, ajage välja kurje vaime. Vaat see on sinu sõna. Ja ma võin seista selle peal. Oi, pastor, kas sa ikka julged kurja vaimu välja ajada? Jah, julgen, sest sõna ütleb. Aga teate, vahel kaobki julgus ära. Miks ta ära kaob? Sellest, et kogemused on natuke teised. Aga saata tahaks nii väga meile manada selle kogemuse. Ei toimi, sinu palveid Jumal ei kuule. Aga tegelikult me oleme meia pooli palveid, mis me oleme vastus saanud. Me kuuleme mingite 20 aasta pärast, et üks oli surmasuus, me palvetasime ja elab ja abielus ja ma ei tea, mis kõik veel, eks. Aga tihti me ei teagi, et mis sünnib, aga lihtsalt me tuleb usaldada oma Jumalat. Ja võib-olla see ongi see, nagu ütleme, et julgus kaob ära. See ongi Johannese 1. kiri, 5.14 ja see ongi see julgus, mis meil tema ees on. Et kui midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid. Nii et see teine viga, mis me vahel teeme, üks on see, et meil on omal mingid ettekujutuses. Tegelikult teine viga on see, et me oleme nagu kogemusele rajatud, aga me peaksime olema rajatud Jumala sõnale. Ja vahel see kogemus nagu kaalub üle. Ma tean ise, kuidas julgus kaob ära. Oi, eelmine kord ma olin nii julge, kus ma palvetasin kohe nii tuliselt. Järgmine kord, ma ei tea, et oleks midagi muutunud, aga see ei tähenda. Palveta edasi, sa ei tea iialgi, mis Jumal teeb, sa ei tea iialgi, mis sünnib. Nii et tõesti, Jumal tee meie vundament, nagu öeldakse, korda ja igasugused, mille kohta me ütleme need, ma unustasin vahepeal et ebaterve või ebaedu, et see ei ole ebaedu, kui me ei ole kõike vastuseid kätte saanud. See ei tähenda veel ebaedu. Me tahame selle vundamendi, me tahame Jumala ajaga kaasas käia. Ma toon lihtsalt näite sulle sellise näite. No kujutad ette, kui Piibli alguses Aadam oli seal paradiisis. No imeline koht, eks. Kindlasti seal paradiisis oli puuokste küljes pandud pakkidega porgand, kaalikas, peet, sidruun, mis iganes, eks ole. Ei olnud ju, kõik kasvas. Nii, ja nüüd kui Aadam seal ringi kõnnib, siis varsti ta pani loomadele nimed. Aga ta ju, mis esimese asjal, mis Jumal andis Aadamale? Toidu ju, eks? Ta pidi ju sööma midagi, toit. Ja nüüd
Aadamal seal toreda sai just porgandi maitse suhu, kuule see porgand päris hea, niisugune mahlane ja mõnus. Ma ei tea, ma võtsin just porgandi praegu näitena. Ja siis kuuleb äkki hirmus lõugamine, möörgamine, üürgamine. Ja tuleb üks karielevant ja kappadi üle tema porgandi peenra või ütleme selle koha, kus porgandid kasvasid, eks. Ja siis oli mul neid loomi siis vaja siia või? Vaata, niimoodi on palvevastused ka. Oli neid elevante vaja. Aga Jumal vaatab seda kõrvalt ja ütleb, tubli Aadam, sa said asjaga hakkama. Jätkub toitu, loomadele jätkub toitu sulle. Ja siis tuleb järgmine asi, mis Jumal. Ta ütleb, tore, et sa kohanesid. Me peamegi asjadega kohanema, me peame ka ajaga kaasa minema. Aadam läks ka ajaga kaasa. Ja kõige toredam asi, mis ajaga kaasa läks, oli siis, kui talle loodi see Eeva. Ta täitsa magas siis, kui see Eeva tehti ja äkki ühel päeval ta näeb. Muide, algtekstis pidi olema kirjas, vau, et kui see imestab seda, et ta näeb seda Eevat, vau, sina oled küll luu minu luust ja liha minu lihast, nii minu moodi, mitte elevandi moodi, eks ole ju. Ta tundis selle üdini ära, aga teate mis? Aadam natuke, ütleme, Eeva rikkus küll seda, aga kui me mõtleme praegu, kui sageli rikutakse, lähevad perekonnad lahku, miks? Sest meie noormehed säilitavad poissmehe mõttelaadi. Säilitavad ikka selle sama poissmehe mõttelaadi. Ja nüüd, poissmeestel peab ikka see terve mõttelaad olema, ikka terve mõistus peab alles jääma. Ma ei ütle, et terve mõistus on kadunud, kui sa austad oma naist, kui sa arvestad temaga. Ütleme, kui ta on poissmees, siis käisite saunas ja äkki ühe korra keegi ütleb, kus siis see ats on jäänud, miks teda täna saunas ei ole? Ta abiellus, tema naine ei luba. Aga võib-olla aastate pärast naine saab aru, et ei tee hullu midagi, et mees las lõõgastub seal saunas. Ei ole hullu midagi, et ei pea kogu aeg olema ninapidi koos, aga vaata noored abielupaarid siis, kui sa lähed, ole mu kõrval, et nagu oma seda ruumi üldse ei olegi. Nii et me kõik teeme vigu. Ja Jumal ütleb, kohane ajaga, mis ma sulle olen andnud, tead, me näeme kiiremat ajatempot ja ajamuutust ei ole olemas kui praegusel ajastul. Tead, me läheksime segi, kui me tahaksime kõigega. Jälgime seda, jälgime teist, jälgime kolmandat, jälgime neljandat. Tead, Jumal, ma otsustan nüüd ühte asja ja võib-olla äkki otsustan ka sinu eest. Äkki sa oled muga sama meelt ja sama mõtet. Jumal, ma tahan olla kindel, mis on sinu tahe. Ma usun, et mingil määral me teame seda. Et siis ta ütleb, meil on juba käes need palved, mida me oleme palunud. Apostlid, mul on Luuka 9:11. Need, kes nõuavad, nendel on õigus ka nõud. Ei, see ei ole Luuka, minu meelest ei olnud see kirjakoht. Aga igal juhul ma tean, et kuskil on see mõte. Minu vist läks valesti siin, aga ta ütleb, et kui sina tead, mis on Jumala tahe, kui Jumala sõnas on kirjas, siis sul ärgu olgu kahtlustki selles. Ei ole nii, et Jumal ütleb sõna või tõotuse ja siis ütleb, oi tead, Lea. Ei, sinu puhul. Täna oli sul roosa kampsun seljas. Ei, täna sinu palvet keegi ei kuule. No ei ole ju, me saame aru, et see on lasteaed, eks ju. See jutt on lasteaed. Aga kui vahest me mõtleme just nimelt lasteaia moodi. Jumal mind ei kuule, Jumal mulle ei vasta. Täiesti vale jutt. Jumal vastab, aga võib-olla mitte sellisel kujul, nagu ma seda ootasin. Jumala tahe on see, et Jumal räägib absoluutselt kõigega. Kui ma palvetan ükskõik mis ajal, ükskõik kelle pärast, siis tegelikult ma tean, kui see on Jumala sõnas kirjas, ma ei saa väga midagi mööda panna. Nii, ja siis tuleb see, mille kohta Jumal ütleb, taevas on avatud. Ma olen teiega, katsugisite oma vundamendi täna läbi. On ju? Nii tore oli, ma mõtlen kas või see, et mina täna urgitsesin teid läbi mõtlema oma vundamenti, eks ju. Nii et võib-olla ma ei tea, kas sa ise oleksid selle urgitsemise peale tulnud, aga kui tihti, mina võin öelda, ma olen vana kristlane. Ja ma vahest lähen täiesti saatana mõttelaadi õnge.
mulle ei see asi, muud asjad kõik jumal, vaat seda asja nüüd ei kuule. Oot, kui ei kuule, ma tean täpselt, mis on jumala, ma otsin selle kirjakoha, mis seisab jumala sõna ja vahel ma palun, et jumal ilmuta mulle sõna selle kohta, mis on minu probleemiks. Ja täna huvitav on see, ma ennem kui ma selle viimase, ma kohe lõpetan. Tuletage meelde Abrahami elu. Kes ta naine oli? Saara. Kas sa tahaksid seda teed läbi käia, mida Saara käis? 99 aastast oodata last. Ma tegelikult ei tahaks, eks? Nii. Joosep, tema vennad, ma ei taha seda teed tegelikult läbi käia. Aga tead, see ongi see, et me vahel ei tunne ära Jumala teed oma elu jaoks. Nii, kas sa oleksid tahtnud Koljatiga võidelda? Aga see oli tee Taaveti jaoks. See oli Jumala tee, millest ta läbi läks. Need ei ole alati magusad ja meeldivad. Ja võib-olla meil on siin niisuguse võitlemised, keegi ei suuda hoomatagi seda. Aga ta ütleb, aga see on sinu tee. Ja mine seda teed. Ja mina olen sinuga. Ja ma jäta sind iialgi maha. Ära ainult jäta Jumala peale lootmata. Eks tea seda. Nii et kõik valed me kummutame, kõik need kiiksud me paneme kõrvale. Nii et jah, need rasked teed ei ole, võib-olla ei tahaks samu asju teha, eks ole, mis nemad, aga ometigi on see Jumala plaan. Ja nüüd ma tahaks täna lõppu lugeda selle, mida me loeme tavaliselt alguses. See on minu piibel. Ma olen see, mis selles on öeldud, ma olen. Ma oman seda, mis selles on öeldud, ma oman. Ma suudan, mis selles on öeldud, ma suudan. Ja nüüd ma kuulutan julgelt. Mu teadvus on valmis, mu süda on avatud vastu võtma laitmatut, muutumatut, igavesti elavat seemet Jumala sõna. Ja see muudab minu elu igavesti Jeesuse Kristuse nimel. Jumal, anna meile armu olla sinu ajas. Amen.